Tere tulemast kuulama järjekordset Uncast podcasti. Seekord siis otsustasime meestega, et teeme siis edaspidi, vähemalt esialgse plaani järgi, lühemaid saateid. Täna siis selline teema nagu naturaalne armastus ja jumalik armastus. Ja tervitan siis saatesse nagu ikka Reimo ja Anatoli. Tere! Tervist! Tegelikult oleks ilmselt hea hetk ära defineerida natukene, mis see inimlik või naturaalne või loomulik armastus on ja mis on jumalik armastus. Et kui me nendest sõnadest räägime. Naturaalse armastuse all ma pean siis silmas või üldjuhul peetakse silmas seda inimlikku armastust, mis on igas inimhinges olemas. Ja see armastus ei ole lihtsalt ainult tunne või midagi sellist, vaid ta on nagu justkui mingi olemus või substants või aine. Sest iga asi, mis on olemas üldjuhul, nagu näiteks inimeste hinged ja kehad, need ju koosnevad millestki. Ja kui inimeses on ka mingid kvaliteedid, hinges on mingid kvaliteedid, mingid potentsiaalid, mingid ained, substantsid, energiad, need peavad ka millestki koosnema, eks. Ja inimese kõige kõrgem kvaliteet on see inimlik armastus. Sisuliselt inimene peaks toimima nii, et see armastus, inimliku armastuse olemus oleks see, mis on nagu juhtpositsioonil inimeses. Aga inimesega on juhtunud see olukord, et mõistus on hakanud domineerima inimese hinge üle ja korraldanud kaost, ehk siis valitseb selleks. Ja tihtipeale teeb tegusid ilma armastuseta või valikuid, armastuse vabasid või armastuse vaeseid või armastuse vastaseid valikuid. Ehk siis selle tõttu on meil maailmas probleemid, seda pimedust nii palju ja sõjad ja kõik muu. See on selle tulemus. Nüüd, kuidas see tagasi saada, ongi see, et inimene püüab siis saada paremaks, intellektuaalsemaks, moraalsemaks ja et puhastada seda inimlikku armastust sellest saastavast ja saavutada olukord, kus mõistus nagu ei saa nii palju seda dominantset rolli ja et see hing ja see inimlik armastus a la armasta teisi nagu ei armastad iseennast, eks ole, ja armasta loojat, et püüad seda nagu esile tuua rohkem, saavutada seda olukorda endas, et olla õnnelikum, et olla armastavam, et olla positiivsem. Ja see on just, mida judaism ja budism ja hinduism ja kõik need asjad õpetavad. See on kõik see üks ja sama tee tegelikkuses, see on see naturaalse armastuse puhastamise tee, et jõuda inimlikult, võimalikult suurepäraseks armastavaks olendiks, hingeks. Ja et seda iseloomu nagu arendada, eks ju. Mõtlen selles, et armastus domineeriks, on ju nii. Aga see teekond väga pikk, raske, keeruline, palju on tagasilangusi, lihtne on uuesti kukkuda, siis hakata jälle ennast puhastama, jälle saad kuskilt löögi ja siis oi, elu on keeruline ja raske ja ai. Et nagu väga raske on selle inimliku armastusega tegelikult võita siin elus, on ju. Aga jumalik armastus on nüüd midagi teistsugust, see on mida inimestele pakutakse kingituseks, ehk siis inimese hinge on võimalik täita jumaliku ainega või jumaliku substantsiga, mis tuleb loojast endast. See on, millest looja koosneb ja see on looja armastus, see on inglise keeli divine love, ehk siis mis on võimeline tulema inimese hinge, täitma seda järk-järgult rohkem ja see sõltub sellest, et kas inimene ise tahab seda. Kas ta palub seda otse looja käest, et täida mind sellega või ta ei tee seda. Et see on vabatahtlik, see on vaba valik igale inimesele, aga kõik lihtsalt ei tea sellest valiku olemasolust. Ja selleks me täna seda saadet teemegi, rääkides, et me oleme leidnud selle tee, oleme avastanud, me ei ole ka alati sellest teadnud, ja et see on ülilihtne tegelikult, see lihtsalt pöördud looja poole, et looja või taevan isa või jumal, kuidas sa iganes talle adresseerid, et palun ava minu hing ja täida mind oma jumaliku armastusega, oma jumaliku tingimusteta armastusega, oma olemusega. Ja kui sa teed seda siiralt ja see palve, see igatsus tuleb siiralt sinu südamest, sinu hingest, ja sa saadad selle tema poole teele, siis see vastus tuleb 100% kindlalt. Sa koged, et tuleb sinusse üks portsjon seda armastust, mis hakkab sind muutma, päästma, vabastama. Ja see sinu inimlik armastus saab puhastatud ja ka muudetud, nagu üks aine muudab teist, nagu ensüüm tuleb sisse keemias, et hakkab muutma selle koostis, sinu hinge koostis hakkab muutuma selle tulemusena. Ja sinust tasapisi, kui sa jätkad selle protsessi, omandades jumala armastust juurde kogu selliselt, siis toimuvad sisemised muudatused, mida mitte miski muu sinust teha ei saa ja mida sa ei saa ise ka genereerida, vaid see jumalikkus tuleb sinusse, hakkab sinus esile tooma muutusi, arenguid ja teeb sinust lõpuks jumaliku hinge ühel hetkel täielikult. Ehk siis nagu Jeesus oli täpselt see näide sellest. Ja tema oli muide esimene, kes ka sellest teekonnast õpetas ja ta oli ka esimene, kes selle jumaliku armastuse endasse omandas. Esimene inimhing, kes selle sai.
nii et temalt ongi see õpetus tulnud või tema kaudu tegelikult. Jeesus ütles, et see ei ole tema õpetus, vaid ta on saanud selle oma isalt taevas, ehk siis loojalt. Selle kaudu on siis võimalik saavutada selline hinge transformatsioon ja kui ka sina, hea kuulaja, tahad vabaks saada kõigest sellest, ma ei tea, depressioonist, negatiivsusest, kurjusest, asjadest, mis sulle enda juures üldse ei meeldi. Ma ei räägi välimusest, ma räägin sisemusest. Vahel mõtled, et miks mulle kogu aeg satuvad mingid, ma ei tea, siuksed inimesed ja siuksed olukorrad ja mingi see ja teine, mis sa muuta saad, on oma hinge konditsioon. Kui sa lased jumaliku armastuse endasse, siis see muudab sinu konditsiooni ja see muudab su tunded, see muudab su elu kvaliteedi, see muudab sinu suhted, see muudab põhimõtteliselt kõik sinu jaoks. Ehk siis, millest siin tuleb aru saada, ongi see, et kõigile on täna kättesaadav jumaliku armastuse substantsi omandamine oma hinge. Ja see ei tee sulle mitte kunagi mitte mingisugust kahju, see on täiesti turvaline ja kui sa tahad elus õnnelikkust saavutada, kõrgemat õnnelikkust, siis see on see teekond, mis sind viib kõige suuremasse õnnelikkusesse. Ma lisaksin veel seda, et sa ütlesid, et naturaalse armastuse teel on siis, ütleme need hinduism, budism, judaism. Aga ma lisaks veel, et tegelikult on, ütleme see Jeesuse õpetus ka nagu ära kanaldatud sinna organiseeritud religiooni poolt, et sinna naturaalse armastuse teile, et armasta oma ligemest ja enam-vähem kogu lugu. Meie räägime, ütleme, lähtume siis Patseti sõnumitest peamiselt. Et sealt tuleb nagu see jumaliku armastuse teema välja, et Jeesuse tegelik sõnum oli just see, millest sa siin rääkisid. Just täpselt. See, et miks me üldse sellest kõigest räägime siin tänases saates, et kuidas see on üldse seotud anarhismiga ja mismoodi see inimeste elusid üldse mõjutab see info, mis me siin nüüd sellel teemal jagame. Et miks me sellest üldse räägime, eks ju, tekib see küsimus. Me tahame luua paremat ühiskonda. Me tahame ise olla õnnelikumad ja meie, vähemalt minu isiklik huvi kindlasti on ka see, et see maailm, ehk siis me kõik inimesed võiksid olla õnnelikumad. Ehk mida see tähendab, et kui kõik inimesed oleks õnnelikud, siis meil ei oleks kurjust, meil ei oleks vägivalda, meil ei oleks isegi tegelikult vaja mingisugust valitsust kui sellist. Sest kõik inimesed saavad oma eludega väga hästi hakkama, kohtlevad teisi hästi, aga milles ma näen, milles on probleem, on, mida kristlased nimetavad patuprobleemiks, ehk siis inimestel on sees, ütleme siis negatiivsused, jah, armastuse vastased sellised tegude tagajärjed ja kehv hingekonditsioon või hingeolukord, mis viib siis negatiivse eluni, õnnetuma eluni ja ka mõjutab teiste inimeste elusid õnnetuma elu suunas. Meie eesmärk siin on see, et tuua välja üks lahendus, kuidas me saavutaksime individuaalsel tasandil sellise olukorra, kus kõik suudavad ja saavad välja rabeleda negatiivsusest, kurjusest, vägivallast, vihast ja igasugustest muudest probleemidest, mida inimesed oma ellu tegelikult ei taha ja millele nad lahendusi otsivad. Et see jumalik armastus, ma näen, et on see meetod, mis võimaldab kogu inimkonnal saavutada harmoonia ja nii-öelda maine paradiis. Et see on üks tee sinna ja ma näen, et see on täna parim tee, mida me valida saame. Ja miks see jumalik armastus on minu arvates efektiivsem, on see, et me oleme näinud, et inimlikust armastusest ei piisa. Sest meil oleks ammu juba paradiis siin olnud, kui inimlik armastus oleks selle töö suutnud meil ära teha. Selles mõttes me vajame midagi kangemat ja see kangem on olemas, aga kahjuks veel liiga vähe inimesi teab sellest, kuigi see info juba levib selle jumaliku armastuse kohta. Ja nii-öelda täna inimeste elud saavad muudetud, nii et see on positiivne. Kuna igal ühel on see valik, et kas ta valib selle naturaalse armastuse juurde jäämise või ta valib midagi uut ja sellist efektiivsemat, mis viib palju suurepärasemasse tulevikku ja ellu, ehk siis jumaliku armastuse. Minu jaoks on suur avastus, et kõik ei pea olema läbi mõistuse, et mõistus ei pea olema see liider, et on võimalik arendada hingetajusid. See jumalik armastus tee väljendubki selles, et inimene juhindub oma elus hingest, mitte mõistusest. Et mõistus on kui abivahend, abiline, et see areneb kaasa, aga et mõistus ei ole liider. Tänu sellele, et on arusaamine, et hingetajud on olemas, need on arendatavad ja et seda jumaliku armastust ongi võimalik juurde küsida, siis algallikalt, kõiksuselt, et kuidas keegi soovib seda nimetada, palvete esitamise kaudu,
saab oma olukorda, oma enesetunnet, tervist parandada, et ja see ongi igaühe enda jaoks nii-öelda avastada, et kui võimas see kõik on. Just, mul lihtsalt meenus see Anne Rawlinsi kiri, et intellectual progression is not necessary to soul progression, but with soul progression by obtaining the divine love comes a wonderful knowledge of these other things that I speak of. Mind is only an attribute of or a quality of the soul, and as the soul develops in the divine love, the mind must necessarily also develop. Et siis see on nagu jällegi üks hea argument lisaks, et kui sa tahad nagu ka intellektuaalsemalt saada paremaks, et või nagu kõrgemale tasemele, et siis näed, see töötab siin ka, vaat, et sul on nagu see lahendus igal juhul olemas. Küsimus ongi pigem selles, et kas usaldad miskit, mida võib nimetada hingetajuks, et kas see mõistus peab olema juhi rollis ja nii-öelda, ja see, et nii-öelda kui mõistus ei ole juhi rollis, siis sellest ei muututa nii-öelda rumalaks või vaid sa lihtsalt usaldad midagi, mis on lõppkokkuvõttes intelligentsem ja lõpuks võidab nii mõistus kui nii-öelda kõik muu, et lihtsalt alguses tundub lihtsalt hirmutav, sest siin on jälle see, et on harjumus ja et ümberringi ei leia võib-olla nii palju tuge, et tundub nagu, et kuule, et see ei ole nagu väga levinud, et kas see ikka nagu mõistlik ja kas see on ikka kõige parem asi, mida teha ja hirme võib palju tekkida. Ja siis sellepärast ongi hea nendest asjadest rääkida, jagada ja ongi need väiksed sammud, et alati on võimalik nii-öelda mõistuse juurde tagasi pöörduda või mis iganes nii-öelda, et kõik oleme inimesed ja praegu täiega kõnetab see, et on võimalik nii palju võrdpilte tuua. Et laps näeb, et teised sõidavad jalgrattaga, et tahaks ka ja ise ei oska, siis alguses tundub ikkagi, kuule, et ma kardan, ma kukun ja nii-öelda ja et mul on neid abirattaid vaja ja mis iganes, aga vaikselt õpid, katsetad ja siis lõpuks nii-öelda saab, ma ei tea, igat asja on võimalik nii-öelda endale selgeks teha. Ja võib-olla lihtsalt mõni asi nõuab rohkem aega, mõni saab kiiremini, mõni saab aeglasemini, see ei ole nagu, ei pea kehvasti tundma selle pärast. Miks me siin räägime, et me saame enda poolt jagada, et mis need nii-öelda muutused on toimunud sellest hetkest alates, kui see avastus sai enda jaoks tehtud. Ma ei pea kõike mõistusega tõlgendama, vaid ma luban elul end üllatada ja jumaliku armastusega täidetud saamise abil on võimalik siis elus paremini kulgeda, olla iseendaga rohkem harmoonias ja osata paremini teisi kuulata. Nii-öelda, et ei ole vaja kogu aeg mõistusega sekkuda ja nii-öelda mingeid variante pakkuda, vaid lihtsalt kuulad ära ja tunnetad, et mis on see armastav tegu, armastav sõna, mis praegult nii-öelda kõige paremini sobib. Alati on hea mööda vaadata meile ette antud holistlikest valikutest, ma arvan, ja leida see kolmas tee. Kui keegi ei suhtu sinusse kõige paremini, näiteks, siis on võimalus reageerida nagu selle allaneelamisega, mida tihti tehakse, või siis reageerida vihaselt, hakata vastu vaidlema, hakata vastu solvama, või siis hoopiski kolmas variant oleks suhtuda armastavalt, mitte võtta isiklikult ja näidata üles sellist teistsugust armastavat suhtumist. Mul on korduvalt ette tulnud, et kui ma asjale niimoodi lähenen, siis õige pea inimesed sulavad ja nende suhtumine muutub. Kusjuures Reimo, sinu kommentaarile lisaksin sellise mõttekäigu, et kui keegi ütlebki sulle halvasti, eks, siis ütleme ilma sellise jumaliku armastuseta, ma arvan, ma lihtsalt plähtsuks vastu või midagi sükust. Aga ma pean ütlema, et kuna mina olen omandanud seda jumala armastust, siis kuidagi ma olen nagu palju pehmem ja hoolivam ja kaastundlikum ja kuidagi ma ei taha rünnata teist inimest. Aga siis ma mõtlengi, et mis mind aitab, on see armastuse efekt minu sees, mis aitab mul armastada teist inimest ja mitte tahta tal halba teha. Ja sul on palju lihtsam seda teha, kui sinu sees on see jumalik armastus. Sul on palju lihtsam andestada, sul on palju lihtsam üle saada haiget saamistest ja terveneda sisemiselt uuesti. Et see selline jumalik armastus annab sellise uue jõu, mis suudab võita negatiivsust ja kurjust ja pattu ja muud jama. See aitab elus paremini toime tulla nagu inimsuhetes väga palju efektiivsemalt.
ja teine asi on veel, mis, vaata sa mainisid hingetajusid, eks. Ehk siis sinu hingetajud arenevad selle jumaliku armastuse sissevoolu toimel ja mida rohkem seda sinusse tuleb, seda suuremaks lähevad need tajuvõimed ja sa hakkad tunnetama vaimseid reaalsusi, kõrgemaid reaalsusi, kaasa arvatud loojat ennast ja tema suhtumisi ja tema nii-öelda, seda isegi, et ta suhtub sinusse hästi. Et seda on võimalik tunnetada oma hingetajudega, mida ka mõistusega ei ole võimalik tajuda. Absoluutselt ei ole võimalik. Nii et siin on tegelikult väga suured kasud, sa hakkad reaalsust tajuma hingetajudega ja see nagu annab nende mängule hoopis teise väljavaate, ütleme niimoodi siis või. Et see on nagu palju parem ja siis see aitab tegelikult ehitada sinu enda elu vundamenti sellise nagu tõe peale ja tõe, mis ei kõigu. Ehk et kui sa tunnetad, et tunnetan, et looja armastab mind ja kogen seda väga selgelt, eks ole, siis sinu mõistus läheb sellega kaasa, saab aru, okei, nii ongi. Ja siis see tähendab seda, et kui ma olen armastatud, siis ma olen väärtuslik ja ma olen oluline ja talle ja kõike muud, eks siis see muudab sinu minapilti. Ja see muudab omakorda, kuidas sa suhtud endasse ja käitud endaga ja kuidas sa käitud selle tulemusel ka teistega. Hämmastav, on ju. Et kuidas üks asi võib muuta nii paljusid erinevaid asju. See on selles suhtes keeruline seda kõike rääkida, siis tahaks kangesti selle mõistuse esikohale seada. Kuule, seda kõike on võimalik mõistusega selgitada, aga just ongi, ma soovitan, et keskenduda, et see kogemus on see, mis selle asja selgeks teeb. Et me ei saa seda teadmist kellelegi niimoodi, kuule näe, siin on see teadmine, võtta omaks, et seda tuleb katsetada, lubad sellel juhtuda, koged seda, et kuule, asjad võivad tõesti niimoodi käia, et ma ei pea mõistuse selle esimeseks filtriks panema, vaid ongi see jumaliku armastuse olemasolu tekitabki sellise mõnusa kesta, et mis on see, mis aitab elus paremini toime tulla. Ongi sellised inimlikud olukorrad, et keegi on närvis, vihastab, siis sa saad aru, et tahaks küll hakata vastu vaidlema, aga sisemine kindlus on, mida sa ei oska võib-olla kohe sõnadesse panna, aga sa ei reageeri ju, sa ei lähe kohe sinna mõistusega seda asja lahendama. Kuulad ära, siis tekib see mõistus jõuab järgi, et kuule, tal ilmselt oli mingi mure, tal mingi stress, mingid põhjused on, miks ta ühel või teiselt moodi käitus ütles ja see ei puutu üldse minusse ja ma ei pea seda ma ei pea suutma kogu aeg mõistusega neid asju endale ära seletama. Vaid mul on sisetunne, mis enne tundus selline müstiline, et mis asi see sisetunne või kust see tuleb või et aga see jumaliku armastuse kontseptsioon, see on see, mis tekitas minus selle selguse, et see kõik klapib, kõik pusletükid sobivad kokku. Ja ma ei pea vastanduma, ma ei pea kellegi vastu sõdima ja ma saan lihtsalt oma tajusid ja mõistmist ja kõike lihtsalt järjest selgemaks muuta ja sa mainisid kesta. See viis mind mõttele, et inimesed loomuliku armastuse teel räägivad vahel, kuidas nad kujustavad endale ümber kaitsekesta halbade mõjude eest. Aga siis meie tunnistused viitavad sellele, et jumaliku armastuse abil tekib see kest iseenesest, et pole vaja spetsiaalselt pingutada. See võiks olla üks eelis jällegi. Miks valida just see tee? Kui on kange tahtmine uurida, et mis see jumaliku armastuse tee on, mis on naturaalse armastuse tee, et seda vabalt proovi katseta, lihtsalt seal on see, et mingil hetkel see valiku tegemine teeb asja lihtsalt lihtsamaks. Kõik võivad katsetada enda järelnägemise järgi ja omandada just nii palju seda jumaliku armastust, kui neile parasjagu huvi on, et siin ei pea keegi kellekski teiseks kujunema, vaid et kui sa tahad lihtsalt enda konditsiooni, oma seisundit, oma suhteid parandada, see on fantastiline lihtsalt, see on see põhjus, miks me üldse räägime nendest asjadest, sest tahaks lihtsalt, et kõigil oleks see teadmine, et selline võimalus, selline viis on olemas ja see on lihtsalt igaühe enda otsustada, et kas ta tahab, millal tahab, millises ulatuses, igaüks otsustab ise. Ja rõhutaks üle, et siin ei ole sellist juttu, et üks tee on halvem kui teine. Üks tee on võib-olla et parem kui teine. Aga mitte alati igaühele igas olukorras, et paljudel ongi vaja seda ammendada see
naturaalse armastuse tee ennem, kui nad on nõus vaatama alternatiivide poole, et meil on niimoodi siin õpetatud, kasvatatud, et sellist intellektuaalset arengut soodustavalt, kes on selleks võimeline, sellest huvitatud, või siis mammona tagaajamine, kes on sellest huvitatud. Ja noh, sellises duaalsuses see mäng käib, aga me räägime siis, et on ka kolmas tee, et mis ei välista kumbagi eelmainitud kahest. Siin on võimalus. Aga kui tekib küsimus, et kuidas ma alustan, et kust ma saan lisainfot, siis no üks variant on vaadata ära meie see Uncasti 9. podcast. Seal on pikalt räägitud see asi lahti. Teiseks, kui inglise keelt räägid, siis soovitan lugeda Patchetti kirju, mis on saadaval veebilehel newbirth.net, et siis see on nagu new nagu uus, sidekriips, birth nagu sünd ja .net. Seal on olemas otsida välja need Patchetti sõnumid ja lisaks on seal olemas ka Juudase sõnumid. Noh, selles mõttes, et nii-öelda Book of Judas, kus siis samuti saab lugeda väga hästi lahti kirjutatult nende samade teemade kohta, ehk siis jumaliku armastuse ja inimliku armastuse kohta ja kuhu see kõik välja viib. Põhimõtteliselt soovitan lugeda, ennast harida ja siis vaadata, mis tulevik toob, mis võimalused on, eks. Sest et tihti on elus selliseid võimalusi, mille peale me ise ei tule. Nii et hea on, kui keegi kuskilt natuke suunab, eks. Aga minu poolt hetkel kõik, nii et tänan ja kui midagi veel lõpetuseks mehed tahate öelda, siis palun. Kõike head. Julget avastamist.